Iraan reageeris raevukalt Omaani lahes ja hõivas Rui Chuani Hondurase lipu all sõitva laeva, mida merendusnõustajad on nimetanud ujuvaks arsenaliks, mis on seotud turvavõrgustikuga, mida haldavad Hiina struktuurid ning mis on mõeldud relvade ja varustuse hoidmiseks, mida kasutavad erameeskonnad kaubalaevade kaitsmisel. Sellel reedel, 15. mail 2026, mõjus juhtum poliitilise pommina, sest hõivamine toimus umbes 38 meremiili kaugusel Fujairast Araabia Ühendemiraatides, Hormuzi väina sissepääsu lähedal. Samal ajal, kui Trump survestas Pekingit mitte andma Iraani režiimile sõjalist abi. Politamata mehed lähenesid alusele, kui see oli ankrus, lülitasid välja tavapärase meretranspordi läbipaistvuse ning viisid laeva Iraani vetesse. Seni pole kinnitatud hukkunuid. See olukord on tõsine. Teheran ei tegutsenud kollektiivse jõuna, kuid nagu nurka surutud režiim, mis üritab merel eeliseid saada pärast seda, kui on kaotanud positsioone läbirääkimistel ja sõjaväelisel rindel. Nüüd annab selle Hiina arsenali vargus Trumpile tugeva argumendi mereväe surve suurendamiseks, Hiinalt selgituste nõudmiseks ja revolutsioonilise kaardiväe käsitlemiseks kui otsest ohtu rahvusvahelisele laevaliiklusele. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Seda toimingut ei käsitletud kui tavalist konfiskeerimist. Laev ei olnud naftatanker, ei vedanud reisijaid ega liikunud tavalise kaubaveona. See toimis merel asuva relvalaona eraturvafirmadele. Sellist tüüpi struktuuri kasutavad ettevõtted, kes kaitsevad kaubalaevu mererünnakute eest. Probleem seisneb selles, et Pärsia lahe kriisi ajal muutub selline alus märkimisväärseks sihtmärgiks. Kui Iraaniga seotud mehed võtavad sellise laeva üle, on kohene tõlgendus see, et Teheran püüab tugevdada oma survet merel ilma, et peaks avalikult relvi ostma. Islami revolutsiooniline kaardivägi ilmub selle operatsiooni keskse nimena. Mereuudised teatasid, et laev võeti üle volitamata isikute poolt umbes 38 meremiili Fujairahist Kirdes, mis on strateegiline piirkond, sest see asub Hormuzi väina idapoolse sissepääsu lähedal. Pärast pardale minekut kadus jälgimissignaal ja laevaga kaotati kontakt. See detail pani häirekella tööle. Kui laev kaob tuvastussüsteemist ja liigub Iraani vetesse, väheneb sõltumatu kontrolli võimalus ning tegelik lasti sisu satub Teherani kontrolli alla. Kõige plahvatusohtlikumaks muudab olukorra uudistes välja toodud Hiina seos. Laev ilmub raportites kui Hiina mereturvafirmadega seotud või nende poolt opereeritav. See tekitas tõsiseid kahtlusi. Hiina väitis diplomaatilisel tasandil, et soovib, et Hormuzi väin oleks avatud ja ilma Iraani sõjalise kontrollita. Samal ajal, kui Iraani kätte sattus relvastus, mis oli seotud Hiina merendusringkondadega. See asjaolu ise loob juba varju Pekingi kohale, sest Teheran sai kõige sobivamal hetkel juurdepääsu tundlikule laevale Trumpi jaoks. Pekingis oli juba öeldud, et Xi Jinping nõustus, et Iraan ei tohi omada tuumarelva ja et Hormuzi väin tuleb taas avada. Ameerika president kinnitas samuti, et Xi lubas mitte saata Iraanile sõjaväevarustust. Just seal muutub Huishuani juhtum poliitiliselt mürgiseks. Kui Hiina lubas mitte relvastada Teherani ja kohe pärast seda viidi ujuvrelvalaoks kirjeldatud laev Iraani vetesse. Saab poliitilist laskemoona, et öelda, et Hiina mängu tuleb hoolikalt jälgida. Iraan tegi seda, sest püüab pärast nädalaid kestnud blokaadi, rünnakuid ja sõjalist kurnamist uuesti survet avaldada. Huishuani hõivamise käigus hukkunute kohta pole avalikku kinnitust. Teada on see, et laevale mindi pardale, see viidi Iraani suunas ja side temaga katkes. Teises lähedal aset leidnud juhtumis rünnati India laeva Aji Ali Omaani vetes. See süttis põlema ja uppus. Selle juhtumi puhul teatasid India võimud, et kõik 14 meeskonnaliiget päästis Omaani rannavalve ohutult. Ehk siis, siiani nende kahe sama merelise kriisi raames mainitud juhtumi puhul on kinnitatud uudis suurtest materiaalkahjudest,
otsesest ohust laevaliiklusele ja et Hadži Ali pardal pole kinnitatud ühtegi hukkunut. Mida meeskonna liikmed ja operaatorid seal tegid, on selle loo oluline osa. Hušuani puhul oli laev ankrus ja tegutses mereturvalisuse toetuslaevana, hoides relvi ja varustust eraturvamisülesannete täitmiseks. Need alused eksisteerivad, sest paljudel rannikuriikidel on keerulised reeglid relvade sadamatesse toomise kohta. Et vältida relvade konfiskeerimist maismaal, jätavad ettevõtted relvastuse avamerele, hoiulaevadele. Aga see lahendus, pingetest haaratud lahes, on muutunud lõksuks. Iraan leidis just sellise sihtmärgi, mida ta sai muuta sõjaliseks eeliseks ja poliitiliseks propagandaks. Ameerika reaktsiooni hakati ette valmistama juba enne seda kinnipidamist. Admiral Brad Cooper, Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse juht, ütles kongressile, et operatsioon Epic Fury vähendas oluliselt Iraani raketi, drooni ja mereväe võimekust. Sellegipoolest tunnistas Cooper, et Iraanil on endiselt vahendeid laevade ähvardamiseks ja hirmu tekitamiseks ning Ameerika Ühendriigid ei pea müüma uue sõja ideed. Õigustus on juba kohapeal kujunemas. Kaitsta laevaliiklust, takistada Iraani teemaksu kehtestamist, vältida meremiine ja takistada revolutsioonikaardiväel muutmast kaubalaevad pantvangideks. Cooper ise oli juba öelnud, et Ameerika väed võtsid riski, et avada Hormuzi väinast läbipääs, kasutades raketitõrjega hävitajaid ja üle 100 lennuki, mehitamata platvormid ja 15 000 sõjaväelast kaubalaevade kaitsmiseks. Ujuka arsenaali hõivamine nõrgestab ka Iraani väidet, et Teheran reageerib vaid välistele agressioonidele. Kui relvastatud jõud läheb ankrus olevale laevale pardale Araabia Ühendemiraatide lähedal ja viib selle Iraani vetesse, jätab see mulje riiklikust piraatlusest poliitilise kaalutlusega. Iraan tahtis näidata jõudu. Aga sellega paljastati just selline käitumine, mis aitab Trumpil pooldada karmimat vastust Pärsia lahes. Nüüd sõltub edasine 3 sammust. Washington peaks kasutama seda juhtumit patrullide suurendamiseks, kahtlaste laevade jälgimiseks ja liitlaste survestamiseks, et nad kohtleksid revolutsioonikaardi väge otsese ohuna laevaliiklusele. Hiina seisab silmitsi poliitilise survega, sest Trump võib nõuda, et Peking tõestaks tegelikkuses, et nad ei toeta kaudselt Teherani sõjaliselt. Iraan püüab tõenäoliselt kasutada hõivatud laeva survevahendina, kas oma varude täiendamiseks või selle näitamiseks, et nad suudavad endiselt merel olukorda pingestada. Kriis jõuab sellesse punkti, sest Teheran mõistis, et on sõjaliselt kaotanud positsioone ja otsis kiiret võitu merel. Aga Hiina arsenali vargus avas ohtliku ukse. Selle asemel, et tunduda tugev, hakkas Iraan paistma relvade, läbirääkimiste ja kontrolli kuvandi järele meeleheitlikuna. Milson Alvese, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like Daily kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.